Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse eesmärgiks on, et kõik metsad oleks inventeeritud. Inventeerimine annab hea ülevaate metsavarudest, metsa olukorrast ja metsamajandamiskava annab siis ka suunise, mida metsas ette võtta. Taotlus saab taotleda erametsaomanik ja metsaühistu oma liikmete esindajana. Erametsaomanik võib siis olla nii füüsiline isik, FIE kui ka juriidiline isik, kes tegeleb sellega kui ettevõtlusega. Toetust makstakse metsa registrisse kantud inventeerimisandmete alusel ja siis nende alusel koostatud metsamajandamiskava osas. Toetuse saamiseks tuleb meile esitada ehk siis Erametsakeskusele lisa 1, lisa 13, mis on saadavad meie koduleheküljelt ja metsamajandamiskava koostamise arve, tiitelleht ja selle arve makset tõendav dokument, ehk siis tavaliselt maksekorraldus. Sularaha arvete puhul oleks ka äärmiselt hea, kui on kassa sissetuleku order esitatud. 4. aprilli tähtpäevaga voor menetletakse veel vastavalt vanale määrusele ja vanale korrale. Seega ei ole muutunud võrreldes eelmise aastaga taotlemise tingimused ega toetuse määrad. Toetuse määr on siis metsa inventeerimise puhul 13 eurot hektari kohta ja koos kava koostamisega 16 eurot hektari kohta. Uus voor on arvatavasti kuskil augustikuus. Erametsakeskuse nõukogu peab kinnitama vastavalt määrusele uue korra ja uues korras tulevad ka mõningad muudatused, samuti ka siis uue vooru kuupäev, mis jääb tõenäoliselt kuskil augustikuusse. Vastavalt siis uuele määrusele muutub natukene toetuse määr. Inventeerimisandmete koostamise toetus, mis oli siis 13 eurot, jääb ikka samaks, aga metsamajandamiskava koostamise toetuse määr on küll 100% koostamise kuludest, kuid muutub 1,5 euroks kava koostamise kohta või inventeeritud metsamaa hektari kohta. Uue määrusega muutub ka metsamajandamiskava koostamise toetuse määr, mis eelnevatel voorudel ja ka 4. aprilli voorus on siis kokku inventeerimisega 16 eurot hektari kohta, siis uue määrusega läheb see natuke lahku, et vaadatakse kava inventeerimist eraldi ja kava koostamise eest on võimalik siis 13 eurole lisaks veel €50 hektari kohta saada kava koostamise toetust. Uues korras tuleb ka muutus arve esitajale, et arve esitaja peab olema kindlasti metsakorraldustööde tegevusloa oma isiku poolt esitatud. Ehk siis ettevõtted, kes on kantud metsakorraldustööde tegevusloa registrisse. See register on kättesaadav Keskkonnainfo koduleheküljel ja ka meie enda erametsakeskus.ee koduleheküljel info all. Et seda peaks siis ka metsaomanik jälgima, kui ta kava tellima hakkab, et kellelt see siiski tellitakse. Uues määruses muutub ka toetuse küsimise aeg. Kui varasema määruse korralusel sai toetust kuni 2-aastaste vanuste inventeerimisandmete eest ja see oli kuupäevaga seotud, siis uue määruse järgi loeb ainult aastaarv, mitte ainult kuupäev, millal registrisse kanti. Et see annab pikema võimaluse toetust küsida. Toetuse menetlemiseks on meil aega 120 päeva, mida hakatakse arvestama siis vooru tähtpäevast, et alates 4. aprillist 20 päeva jooksul me kindlasti vaatame läbi kõik taotlused ja teeme selleks otsused. Kui menetlemise käigus leitakse mingeid puuduseid, siis vastavalt haldusmenetluse seadusele antakse taotlejale võimalus nende puuduste likvideerimiseks. Teavitame kas siis e-kirja, posti teel või telefoni teel. Ja otsuse tegemisest 30 päeva jooksul maksame välja toetuse summa, et kokku siis võib arvestada peaaegu poole aastaga. Enam levinud puudusteks on maksuvõlad. Toetuse saamiseks ei tohi olla maksuvõlga. Peab olema metsaomanik nii taotluse esitamise hetkel kui toetuse saamise hetkel ja seda me ka kontrollime kinnistusraamatus korduvalt. Ja kindlasti tuleb esitada kõik dokumendid, kui mõni dokument või mõni lehekülg taotluse kohustuseks vormidest on puudu, siis me kindlasti küsime need. Tehakse palju vigu ka taotluse täitmisel. Taotleja peab olema metsaomanik. Kui keegi teine tahab taotlust esitada, tuleb teda märkida esindajaks ja panna kaasa ka volitus. Volitus võib olla lihtkirjalik, aga peaks olema originaalallkirjaga. Ma arvan, et
et Hiiumaa Metsaseltsil on väga rõõmsameelne nägu, et nii nagu meie logo pealgi on veel selline naeratav päike, mis kuus kembab, et meil on kindlasti üks selline väga positiivne ühistu, et me oleme juba 99. aastast tegutsenud ja siiani kenasti hästi läinud ja 10 aastat tegutsesime niimoodi ühe jutiga ja siis kui 10. juubelit hakkasime pidama, siis mõtlesime, et oleme ka moodsad ja tänapäevased tegime endale isegi arengukava ja nüüd me areneme läbi arengukava ja noh, põhimõtteliselt on meil selline ühtehoidev seltskond ja inimestel on üks eesmärk, et olla metsaomanik ja et just seda me nagu teemegi, et peamiselt me teeme kõikvõimalikke rühmanõustamisi ja toetuste taotlemisi ja ühisüritusi ja me ei ole rõhku pannud sellele, et me nüüd hakkaks hirmsasti puitu müüma, sellepärast et Hiiumaa on natukene keerulisem majandusruum ja siin puidukaubandusega tegelevad oma ala profid, kes ühtlasi on kõik meie liikmed muidugi. Et võib-olla jah, Mandri metsaühistutest oleme natukene erinevad tõesti. Meil on 137 liiget, osad nendest ei ela kogu aeg siin, meie kõige kaugem liige elab Tongasaarel, Kanadas Eesti aukonsul on meie liige, et muidugi väga palju meie liikmeid on need, kes nädalases Tallinnas või mujal mandril leiba teenivad, aga nad siin Hiiumaal omavad metsa, et leiavad läbi meie ürituste ja läbi teiste seltsi liikmete, sellepärast et kõige parem reklaamija seltsiga liitumaks on ikkagi teine liige, kes on seltsiga rahul. Ja muidugi tänapäeva siuksed moodsamad võimalused nagu kodulehel info ja eks me ikka enda tegemisi kiidame ka, et enesekiitmist ei saa ka kellegi teise osaks jätta. Nagu ma ütlesin, meil on 137 liiget, kokku on 7800 hektarit, sellest tegelikult 3800 on ühe suurima liikme mets ja ülejäänud siis jaguneb juriidilisi isikuid on kokku 12, aga nendest paljud on ka siuksed väiksed, et mingi pisike OÜ, kellel on üks tükikene metsa, et tema on ka meil liige. Aga just siis, kui me oma arengukava siin paar aastat tagasi tegime, siis me analüüsisime põhjalikult, et kuidas see metsaomand jaguneb ja ma nüüd neid protsente peast täpselt ei mäleta, eks nad ajas ka muutuvad, aga üldjuhul on see alla 15 hektari metsaomand, kellel on alla 15 hektari metsa, nende osakaal on tubli kolmandik või rohkemgi. Metsaühistu, et just ütleme see liikmete huvide kaitse, et me nüüd alustasime siin siukse projektiga, mitte projektiga, vaid see on täiesti lihtsalt siuke vabatahtlik asi on Hiiumaa metsateede ümarlaud, kuhu me siis kaasasime omavalitsuste esindajad ja politsei ja Maanteeameti ja Keskkonnainspektsiooni, et kuidas jõuda selleni, et need infrastruktuur, et see oleks siin metsades kasutatav ja et saadaks rohkem aru siin Hiiumaal tervikuna, et me oleme Eesti kõige metsasem piirkond, meil on pea 70% metsa ja samas kui räägitakse, tehakse siin saare mingi majandusstrateegiaid, eks ju, siis jäetakse siukene asi nagu Lehtmaa sadam üldse kõrvale. Mina olin ise ka kaua aega suhteliselt pessimist, et tegelikult ongi niimoodi, et kui me seda ära ei kasuta praegu ja ära ei kasuta heas mõttes just see, et me neid võimalusi, kas või mida me siin täna näeme, eks ju, et seda soodsama hinnaga, seda väiksemat metsatehnikat, millega saab tõesti erametsaomanik oma metsas toimetada ja naabrile teenust teha ja et kui me seda täna ei küsi, eks ju, et tõenäosus, et seal Euroopas nüüd hirmus kaua seda raha jagada on, saame kõik aru, et vist väga kaua enam ei jagu, et eks see ühistu ongi selleks, et need inimesed, kes siis ühistus asju ajavad,
nad peavad vaatama, et asjad oleks korrektselt täidetud ja ega see toetused, nad ei ole ju mingi eriline raketiteadus, et määruses on kõik kirjas, ajad aga näpuga rida ja toetustega on nii, et ettepanekuid tuleb teha sellel ajal, kui määrusi kokku pannakse. Kui on määrus valmis saanud, siis tuleb reeglid täita. Hetkel siis on metsaühistu võtnud endale ise kohustuseks see liikmemets nüüd raiuda, hiljem siis uuendada, uut metsa hooldada. Et see nüüd esimene selline ühismüügi projekt, kus tõesti Läänemaa metsaühistu on võtnud liikmees kohustuse kogu see töö ära korraldada komplekssena. Ja nüüd sellele tükile siin järgneb veel 2-3 metsaomanikku, kes on juba ootel, et saaks ka nende metsad nüüd see talve ära teha. Ja loodame, et meil see puidu ühismüük nüüd käivitub ja jääb ka jätkusuutlikuks. Et praegu oleme siin niisuguse metsatüki peal, kus siis teeme palki. Ja loomulikult ka jääb päris palju niisugust küttepuud ja raiejäätmeid siia, et need raiejäätmed kindlasti on plaanis teha hakkpuiduks. Ja on meil ka siis alates sügisest olnud 2 metsaomanikku, kelle mets on selline suure küttepuu enamusega, kus enamus on hall lepp. Ja seal me olemegi teinud sellise tehnoloogiaga metsatööd, et oleme giljotiinmasinaga lõiganud siis täistüved maha, laasimata ja virnastanud nad siis tee äärde. Ja hetkel ongi aeg käes, kus katlamajatel on kütet vaja, linnaelanikel on sooja vaja ja meie hakkpuidu hunnikud siis praegu hakitakse ja köetakse Haapsalu linna sellega. Et hakkpuidu teema on Läänemaal vägagi oluline, sest et metsad on suure kütte enamusega ja see hakkpuit selle tegemine tasub ära. Metsaühistuel on juhatus ja juhatus on siis palganud tegevjuhi ja tegevjuhiks olen mina. Ja mina korraldan siis ühistu üldist juhtimist, suhtlemist liikmetega, nõustamist ja siis ka nüüd puidumüüki, metsaraiet puidumüüki. Ja kõik liikmed ja ka mitteliikmed, kes on huvitatud siis metsatööde korraldamisest läbi ühistu siin Läänemaal, siis tuleks pöörduda siis Lääne metsaühistu tegevjuhi poole. Minul on siis nüüd niimoodi, et maa on tegelikult pärineb esivanematest ja see on siis saadud tagasi 90. algusel. Ja siis, kui oli maade esialgne, oli ju tegelikult maade tagastamine põliskasutuseks ja peale seda tekkisid need reformid seal seadustes ja siis oli võimalik maa saada täitsa eraomandusse tagasi. Ja siis niimoodi esivanemate maad saidki tagasi, seal on siis 14 hektarit maad ja sellest võib-olla 2/3 on metsa ja see ongi see minu suhe nüüd metsaga. See metsaühistus olemine, selleks ei pea konkreetselt muidugi metsaühistu liige olema, võib-olla, sest et selles ühistus on võimalik ju nendes huvipäevadel on võimalik ka mitteliikmetel osaleda, aga reaalne kasu ma võin öelda, et on see, et on abi nende samade toetusprogrammide ja nende asjade kasutamisel. Seal on nii juriidiline abi kui seal nagu, ütleme, et lihtsalt saab head nõu. Siis teine ja mis on võib-olla isegi suurem abi on see, need samad õppepäevad. Need on väga-väga õpetlikud. Sest et õppepäevad ei ole meil mitte ainult, et käime ja katsume puud ja vaatame, kuidas ta kasvab, siis et pigem on õppepäevadel me oleme teinud saunavihtasid, meil on reaalsed noore metsa hooldus, raie õppepäevad, siis on kuidas langetada suurt puud. Ja need on need asjad, kus ma tunnen reaalselt kasu. Jah, tegelikult toetuste kaudu tegelikult selle metsaseltsi juurde ju tuldud sai ja tänu metsaseltsile on suuresti need toetused kõik nagu teoks saanud ja toetust on
saadud siis nii metsanoorendiku hoolduse peale, siis metsatehnika hankimise peale ja siis no see ongi põhiliselt tegelikult, see ongi põhiliselt see jah, mille peale nagu toetust on saanud. Kas sinu hinnangul ilma toetusteta oleksid võtnud nii palju ette metsas, kui poleks seda raha nagu tagada? Päris ausalt öeldes oleks küll jah. Tegelikult ma oleks ikkagi teinud seda, aga see ei oleks käinud nii kergesti ja nii kiiresti, sest et praegusel hetkel sai suhteliselt lühikese aja eest jooksul sai selle rahalise abi ja võt see on nagu just selle tehnika soetamise poole pealt. Kindlasti ma oleks seda asja vähehaaval ja juppahaaval endale soetanud, aga see oleks võtnud aega ja see ei ole nii lihtne.